Ja nüüd on mul hea meel tutvustada Mart Laari. Mart Laar oli aastal 1992 rahareformi toimumise ajal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige. 4 kuud hiljem sai Mart Laarist legendaarne peaminister ja täna on Mart Laar Eesti Panga nõukogu esimees. Mart, alustan küsimusega veidi varasemast ajaloost, et kui algas laulev revolutsioon, siis algul ei olnud päris kombeks veel otsesõnu rääkida, et Eesti tahab iseseisvaks ja ei olnud kombeks ka rääkida sellistest asjadest nagu Eesti Kaitsevägi ja Eesti kroon, mis iseseisvusega pidid paratamatult kaasas käima. Millal Eesti avalikkusesse debatti jõudis arusaam sellest, et Eesti kroon on vajalik ja Eesti krooni loomise üle hakati sellist avalikku debatti ka pidama? No eks ta tuli suhteliselt kiiresti ikkagi. Ja kuigi seal oli väiksed vahed selles mõttes, et need, kes julgesid juba hakata rääkima Kaitseväest, need hakkasid rääkima ka kroonist ja need, kes ei julgenud rääkida ei Kaitseväest, ei Eesti Vabariigist, need eriti ei tahtnud ka kroonist rääkida. Näiteks juba 91. aastast läksid need jutud siis ikka juba nagu tegelikkuseks, kuigi ega siis krooni tegemine nagu eriti ei tahtnud edeneda, kuna rohkem kippusid osad mehed omavahel kaklema ja jäi mulje, et nagu mõni mees üldse natukene pelgab ja tahaks rohkem nagu sellist mingit pseudoraha teha, mitte nagu päris tugevat oma raha. Kui Ülemnõukogu kuulutas 20. augustil 1991 välja Eesti taasiseseisvuse, siis sellele järgnes selline eestlaste eufooria ja peagi järgnes selline sünge sügis, kus majanduslikult hakkasid asjad kiiresti halvemaks minema. Kuidas sellel taustal teie hinnangul Savisaare valitsus ja Eesti Pank tegutsesid Eesti kroonile üleminekuks? No, tegelikult suhteliselt saatuslikud otsused olid natukene juba enne tehtud, õnneks ilmselt, ega ei tea, kuidas nad oleks läinud enne seda hullut sügist ja talve. Aga peamine oli see, et Siim Kallasest sai Eesti Panga president ja sellega sai tegelikult krooni tegemine nagu esimest korda täiesti teadse ilme. Et tekkis mulje, et see nagu ikkagi liigub sellest suunas, et võiks nagu teoks saada. Kuigi seda kriginat seal valitsuse poolel ja niimoodi ikka oli jätkuvad. Kui valitsus vahetus 1992. aasta algusel Tiit Vähi sai peaministriks, kas see andis sellise täiendava tõuke Eesti kroonile üleminekuks või kas see oli ka tegelikult toona Ülemnõukogu enamuse üks selline tingimus uuele peaministrile, et sa pead tegema need ja need asjad ära, et Eesti saaks minna üle oma kroonile? Ma nüüd ei vastuta Ülemnõukogu enamuse eest, aga ma võin vastutada oma fraktsiooni eest, kuna ma ise käisin neid läbirääkimisi pidamas. Ja see nõudmine sai küll meiepoolse absoluutse tingimusena ehitatud Tiit Väile peaministriks saamisel. Et ikka aasta keskpaigaks peab ikka kroon olema tehtud ja punkt. Mida pidi valitsuse poolt selleks tegema, et Eesti Pank saaks oma raha käibele lasta? Milliseid otsuseid oli siis kiiresti vaja teha? Ütleme, valitsus võib-olla isegi mitte nii palju, aga Ülemnõukogu küll. Aga tegelikult enne pidi siis Eesti Pank need otsused ette valmistama ja neid oli üsna palju, kuna tegelikult oli see oma rahale üleminek ikka üks, nagu ikka enamus asju tollel ajal üks paras hullumeelne ettevõtmine, nii et ega ei olnud üldse kindel, kuidas ta läheb ja teiseks ei olnud nagu mingit vaimustust selle vastu tunda väljaspool Eestit. Nii et nii nagu hiljemgi on olnud, siis paljude sammude puhul on just eriti teised, kes kõhklevad isegi rohkem kui me ise. Te olete läbi aega tulnud üks kõige edukaim Eesti poliitik välissuhtlus, et teil oli väga hea välissuhete ringkond juba 91. aastal, 92. aastal. Miks siis olid meie lääne välispartnerid nii umbusklikud Eesti raha suhtes? No ütleme, kõik ei olnud, ega neid üsna uhkeid ideid käidi ka kõvasti välja. Aga eks see suur nagu selline teadmatus oli see, mis tekitas hirmu ja teiselt poolt loomulikult olid siis need päris tõised tegijad ega antud juhul IMF, kes seda kogu oma rahal üleminekut siis üle vaatas ja siis
nagu nõudis ikkagi, et kui me siis tahame tõesti teha tugevat raha, siis me peame täitma teatud tingimusi ja need on üsna konkreetsed ja selles suhtes temad natukene ikka, mitte natukene, vaid ikka päris palju kahtlesid, kas nende tingimuste täitmine ikka võimalik on. Ja loomulikult teine asi, mis seal taustal kumas, oli ikka selline väikene hoiak, et ei maksaks seda rublatsooni ikka lõhkuda ja hakata nüüd päris nagu rublast lahku lööma päris ametlikult. Ega seda ei julgenud keegi päris välja ütelda otseselt, aga tunda, ta oli umbes nii nagu mujal räägitakse, et me küll ei taha, et Venemaaga järeleandmisi teete ja rahu sõlmite, aga tegelikult me ikka rahu tahaksime kangesti. Kuidas Ülemnõukogu poolt oli, milline oli Ülemnõukogu roll 92. aasta kevadel kroonile ülemineku ettevalmistamisel? Ülemnõukogu pidi vastu võtma, heaks kiitma need kõik seadused, mida ei olnud mitte vähe. Ja tegelikult väga tugeva tõuka andiski selle kogu protsessile Ardo Hansson, kes tuli siis rahareformi juurde, kuna tal oli praktiline rahareformi kogemus koos siis Jeffrey Sachsiga ja teistega, kellega oli teinud seda praktiliselt Sloveenias ja tal oli nagu näha, kuidas see tegelikult toimib, ehk mis sammud tuleb astuda. Ja selle tulemusel teadiste ka, mida ette valmistada ja millele tähelepanu pöörata seda, et parlamendiga tuleb töötada. Ja samal ajal oli ta ka piisavalt juba kogenud ilmselt Sloveenia põhjal sealt saadud kogemusega, et teada, et ega liiga palju tegeleda ka ei maksa. Ehk enne kui ta midagi tegi, ta küsis tuttavad, ja kuna me sattusime olema head tuttavad, siis tänu Ardo Hanssonile tegelikult siis puutusingi mina rahareformiga nagu üsna palju kokku, rohkem kui ma tavalise väliskomisjoni liikmena tegelikult oleks pidanudki või võinudki nagu puutuda. Millised olid teie jaoks need valikukohad, et millest lähtuvalt, millest pidi lähtuma rahareformi tegemisel ja millised asjad olid need, millest tuli kindlasti hoiduda, et tol ajal oli Ülemnõukogu koosseis juba üsna selline lagunenud ja fraktsioonid olid mitte enam väga töövõimelised. Teie fraktsioon vastupidi, et tulevane Isamaaliidu valimisliit oli tegelikult moodustamisel omadnas Ülemnõukogus järjest suuremat kaalu, et teie sõna oli üks kõige kaalukamaid sõnasid. Aga tänu sellele oligi minu peamine nõuanne, kuna kõik oli nagu natukene lagunenud, siis ma Ardole peamiselt soovitasingi see, et need seadused tuleb vastu võtta, see on peaasi, teiseks tuleb rääkida nagu ära, mida need seadused tegelikult tähendavad, aga mitte liiga palju rääkida. Kuna ma mõtlesin, et kui keegi sellest lagunenevast Ülemnõukogus järsku aru saab, mida need seadused täitsa hakkavad tähendama tulevikus, kuna nende seadustega tegelikult pandi paika väga paljud muud asjad ja mis olid üsna valusad ja tehti ära väga palju otsuseid, mis tegelikult hiljem väga konkreetselt mõju avaldasid, et kui seda kohe aru saadaks, et mida need seadused kaasa toovad, siis ma kardan, et seda suurt vaimustust enam ei ole. Ja Ardo võttiski oma sõnavõtu nagu selleks suhteliselt lakooniseks, et ta rääkis kõik ära, aga ta ei seletanud liiga põhjalikult. Ja siis nad läksid läbi nagu rahulikult. Ja üks väheseid peab tunnistama Ülemnõukogu saadikuid, kes tõesti aru sai nendest teatavad asjade seostest. Näiteks põllumajandusele oli Ivar Raig ja tema oli tegelikult ka üks, kes neid seadust ei toetanud, kuna tegelikult ega need mõjud olid suhteliselt karmid, kuna eks need otsused, mida tuli teha siin Eesti Pangas, need olid ikka väga kaalukad ja suured tegelikult alates siis selle rahakursi määramisest, mis otsustas ära, et kas see raha tuleb siis nagu selline odav või kallis ja milline on tema ostujõud ja kuidas see tugevusega siis nagu üldse on, et kas tegelikult siis ikka tehakse päris tugev raha või on selline ikka selline nõrgema poolsem. Ja need otsused tegelikult, eriti kui vaatata valuutakomitee toimimissüsteemi, tegid ära kohe üsna palju järgmisi otsuseid. Nii et
tegelikult kui nii ausalt ütelda, siis võib siin rääkida legendaarsest peamisest Isamaa valitsusest, aga paljud otsused olid juba enne mind tehtud tegelikult. Aga rääkige palun lahti, mis olid need kaudsed mõjud, mis siis rahareformiga kaasnevad, mis olid need poliitilised valikud, mis tegelikult tehti ära juba rahareformiga? Tegelikult kõige suurem valik oli see, et kui siis mindi seda teed pidi sellise tõsist nagu raha tegema ja valuutakomitee süsteemiga, siis tähendas see kohe seda, et Eesti eelarve ei tohi olla tasakaalust väljas. Nii et valitsus peab iga hinna eest eelarve tasakaalu viima, muidu kukub raha kokku. Ja see pani väga karmi kohustuse see eelarvega tasakaalu viia hiljem. Niimoodi kõik maha tõmmates, mida oli vaja, mida oli võimalik tõmmata, mitte mida vaja oli, aga mida oli võimalik. Teiseks määras juba ette ära selle, et põllumajandus ei kujune Eesti Vabariigis eelisarendatavaks tootmisharuks. Sellepärast, et kui vaadata kõiki neid reaalset pilti, kus need dotatsioonid kõige rohkem oli määratud, siis, ja kus need tuleb siis maha tõmmata, et eelarve tasakaalu saada, siis oli ka selge, kus need maha tõmmatakse. Et selles suhtes ka see, et valitsusele ei ole enam võimalust lihtsalt eelarvet finantseerimiseks lihtsalt niisama umbe laenu võtta, vaid et see tegelikult käib nagu ikkagi väga karmide reeglite alusel ja seesama kõik see rahvusvaheline kontroll, mis valuutakomiteega kaasas käis, IMF missioonid ja kõige muu kaudu pani paika teatavad piirangud ka maksustuse ja maksete osas, sellepärast, et Eesti riik pidi hakkama kohe algusest peale ikkagi seda raha ise üleval hoidma. Nii et me panime tegelikult endale siis väga tugevad need rakked peale ja see rahareformi otsused tegelikult määrasid ära siis ka selle, et Eesti ei ole lihtsalt muud mitte midagi ei jää üle, kui hakata tegema nii-öelda siis seda šokiteraapiat. Nii et tegelikult see otsus, kuigi seda siis niimoodi välja öeldud, sai rahareformiga sisuliselt tehtud. Kui tagantjärele tarkusega vaadata, siis kas võib öelda, et Eesti selline šokiteraapia ja tasakaalus eelarve ja selline terviklik, läbimõeldud, kontrollitud poliitika oli algul väga valus, aga andis pikemas perspektiivis Eesti riigile arengukiirenduse võrreldes paljude või enamuse teiste Ida-Euroopa riikidega, kus valiti hoopis teine. Seda kohe päris kindlasti. Sellepärast, et tekst oli alguses loomulikult oli ta risk, millega, et seda üldse võimalikuks sai teha, selleks oli tarvis ka teatud välispoliitilisi samme, ehk mis oli juba ammu ette tehtud. Et see, et Eesti taastas oma iseseisvuse õigusliku järjepidevuse alusel, tänu sellele me saime pretendeerida oma kullavarude tagasisaamisele ja selleks, et rahareformi teha, olid need tegelikult rahad, kuld, mida me hakkame tagasi saama, selleks esimeseks tagatiseks lisaks teoreetilisele metsale, mis kuskil Eestimaal laiali siis oli see ainukene reaalne asi, mis meil olemas oli ja siis Eesti inimeste usk ja usaldus, mis oli alati selline, et mida sa enne ei tea, kui see olemas on. Ja mis kindlasti oli üks oluline tegur, mis aitas tegelikult selle reformi ära teha ja miks oli tegelikult just eriti väljast poolt seda umbusku, et kas Eesti ikka suudab seda teha, siis tegelikult keegi kujutanud ette, et rahva poolt see niivõrd tugev toetus tuleb tegelikult ja usaldus oma rahva vastu alguses. Kuna see väike sõna usaldus oli raha suhtes saatusliku tähendusega, et kas seda raha usaldatakse või seda raha ei usaldata. Millega te seda seletate, et inimesed Eesti krooni niimoodi usaldasid, et tol ajal oli tegelikult tohutult keeruline ülemineku aeg, väga paljud inimesed olid, ühiskondlikud suhted olid segipaisatud, inimesed olid majanduslikult elujärjes kaotanud, kas oma rahas nähti lootust helgemale tulevikule, kas oli väljendus sellest, et Eesti on nüüd, kui Lenini pildiga Nõukogude rublad ära kaovad ja tulevad Koidula pildiga kroonid, et kas see oli kuidagi emotsionaalselt selline märk oma riigi saabumisest? No, ma arvasin, et tegurid hästi palju ja ega seda ongi raske lahti osadeks võtta, aga ma pakkusin, et tegelikult üsna oluline oli see, et see Vene rubla ikkagi ära kadus ja see Koidula asemele tuli see
oli küll näiline, et ainult emotsioon, aga tegelikult väga tugev emotsioon. Ja kuna Eesti oli iseseisvuse tagasivõitmise laines juba mõnda aega ikkagi elanud, siis see, et see nüüd tegelikult ära teha reaalselt, see oli asi, mille nimel oli valmis ilmselt ohvrid natukene, mitte natukene, vaid palju kandma. Ja tegelikult oli see ikkagi tohutu jõuvaru, mis kõigil kroonitegijatele osutus olevaks. Just see inimeste tegelikult soov midagi reaalselt ära teha. Ja tõesti mitte iseseisvust ainult mängida, vaid ka siis iseseisv riik ka tõesti teha. Te mainisite Ardo Hanssonit, et kes olid veel need inimesed, kes olid rahareformi teostamisel sellised võtmeisikud? Siim Kallas niikuinii ja kes tema ümber, aga kui vaadata nii nagu laiemalt, et ega Ardo roll oli ikka erakordselt suur. Nii et tegelikult need kõige kaalukamad otsused ja ka see, et niimoodi rahareformi üldse julgesime teha, tegelikult ega see paljuski tema kogemusele tugines. Ja sellele kogemusele, et mitte oleks pikk olnud, vaid tal oli see ainukene reaalne rahareformi kogemus kunagises kommunistlikus riigis olemas, mis oli antud meile lausa kuldavalt. Tänapäeval on nooremad inimesed harjunud sellega, et Eesti on küll väike riik, aga rahvusvaheliselt väga hea mainega riik ja seda nooremad inimesed seostavad seda meie digiriigiga, selliste moodsate 21. sajandi asjadega. Mis hetkest teie ajaloolasena ütleksite, et Eesti hakkas tegema, taasiseseisvuv Eesti hakkas tegema selliseid asju, mis tegi Eestist maailma silmis, tõi nagu Eesti maailma tähelepanu keskmesse ja kui oluline nende sammude hulgas oli rahareform? Ma arvan, et kui nüüd jätta selline päris iseseisvusprotsess välja, mis oli juba iseenesest maailman ikka paras vapustus, et see ikka ära tehti, siis rahareform oli kindlasti järgmine, kuna kui see tuli, siis ega sellest eriti nagu ei usutud küll, et see tegelikkuseks saab ja eks ta tuleb tunnistada, et eks seda poliitilist võitlust selle üle oligi kõvasti, ega ma nägin ka pead, kuna tänu sellele, et olime sellise tingimuse peale pannud nagu valitsusele, siis tuli mul ikka väga tihti käia Tiit Vähi kabinetis kuulamas tema ka emotsionaalseid puskeid, kuna just siis, kui ta oli järjekordse mõne IMF-i tegilastega kokku saanud, kes ikka öelnud, et ikka ei lähe ka üldse, et ikka ei saa niimoodi teha ja ikka ei tohi ikka teha ja kõik nii edasi. Ja kelle Tiit Vähi oma sellises emotsionaalses konkreetsuses oli siis teatud kohtadesse saatudki kohe. Ta oli, selles suhtes oli ta väga otsustavust täis, mis oli antud kelle ainu võimalik hoiak. Kuidas te mäletate neid päevi, kui rahareform reaalselt toimis, et kus te olite ja kuidas teie oma esimesed viimased rublad kroonideks vahetati? Peab tunnistama ühtepidi, ta ikka möödus minu jaoks sellises muus juba üldise poliitika elevuses ehk, et vahetult sel päeval, kui teadati, saime teada, millal siis rahareform täpselt kukub, et siis toimus Isamaa esimene suur promoüritus, kui ma eksi, siis Muuspeade majas ja ega mis saad salata, sealt mindi siis väga sellises kõrendatud meie elus edasi tuttavate poole, minu heade sõprade hergaukide aeda, kus sai siis Allo-Mattiiseni ja mina istutud puuvitnad otsas lauldud ja hästi tundud. Ja siis, kui me hommikuks koju Rahumäele jõudsime, siis ajas hommikul kell 8 isa meid üles, kuna me kõik seal magasime loominguliselt eri kohtadest põrandal ja voodites ja kui keegi mahtus. Ja siis oli käinud esimesi kroone vahetama, siis me nägime kroone ja siis me ajasime ennast ka üles ja läksime Silikaadi kunagses sauna juures, kus oli see rahavahetuspunkt ja vahetasin ka seal endale kroonid, aga nüüd hakkab minu mälu küll natuke nagu tõrkuma, kuna ma mäletan küll, et me tegime seda Aloga koos, aga seda, mida me täpselt ossime, ma nüüd küll ei julge üheselt kinnitada, ma kahtlustan väga, et see oli õlu. Kas võib väita, et see rahareformi selline inimesi toetav ja innustav mõju kestis veel tegelikult väga pikalt ja see
see tagas ka tegelikult tugeva toetuse teie valimisprogrammile ja hilisemale valitsemisajale, et inimesed, kes olid harjunud rahareformi, edukat rahareformi seostama sellise tasakaalus eelarvega ja selliste kindlate finantspoliitiliste väärtustega. Tal kindlasti oli oma mõju, kus ta on jälle raske mõõta, aga kindlasti tal oli teine mõju ka, mida juba enne mainisid, et see on see, et see Eesti rahvusvahelise maine koha pealt ta oli ikka täielik selline jackpot, sellepärast, et kui ütelda, et rahareform endas ise kui tehti, eks neid rahareformi tehti mujalgi ja mõned rahareformid läksid ikka üsna metsa, ütleme nii. Nii et tegelikult ega see päris tegemine polnud see fakt, aga see, et ta püsima, see oli juba suursõna. Ja võttis umbes aasta aega, kui IMF võttis avalikult kõik oma reservatsioonid maha ja laulis meil tohutu kiidulaulu. Ja see oli juba kõva sõna, kui me saime IMF-i jaoks täiesti eeskujuks kõikidele teistele riikidele. See oli meile juba hoopis teise liigasse läbipultmine. Ja tegelikult ma mäletan rahvusvaheliselt seda hetke väga täpselt, et kui me alguses ka minu valitsuse ajal veel ikka madistasime sellega, et vaatamata kõigile ennustustele see inflatsioon eriti ei tahtnud alguses nii alla minna, nagu me lootsime ja püsis ikkagi ähvardavad kõrgel ja tol ajal, kui ta nüüd praegu me elame üle igasuguseid juba inflatsiooni numbreid, mis on küll ebameeldivaga ületavad, siis tol ajal oli see ikka elu ja surma küsimus ja seda ma mäletan hästi, et kui Hardo saatis mulle uue aasta algul esimesed uued inflatsiooni numbrid, siis seda ma mäletan küll, et ma olin tavalise majandusfoorumine ja kui ma need seal välja käisin, siis oli see ikka täielik pomm uudist. Kui suured need numbrid toona olid? 9 vist oli minu meelest, alla 10 igal. Küsin ka seda, et teie olite üks välisajakirjanike lemmikallikaid Eesti Vabariigis juba 1990-1991 ja hiljem veel enam, kui te olite peaministriks saanud. Et kuidas te kirjeldaks seda välisajakirjanike suhtumise muutust Eestisse enne ja pärast rahareformi? Vahetaks, et eks teatav tõsiduses, ütleme, kui enne olid olnud lihtsalt meie emotsionaalsed ja tugevad toetajad, kes toetasid meid niikuinii nagu enam-vähem igast asendist, siis peale seda tuli väga palju selliseid nagu asjalikke inimesi ja ärimehi tegelasi, kuna Eesti näitas, et teda tuleb tõsiselt võtta ja Eesti näitas, et ta saab millegiga päris reaalsega hakkama, mitte ainult lihtsalt sõnadega. Ja see hakkas meil looma seda head mainet, mida me siis ainult tuli edasi kasvatada ja edasi samasugused hullumeelduseid teha, kuna ega see, nagu ma kiirelt aru sain, oli see, mis tegelikult maailmale mõju avaldas. Et ega kui sa ikka liiga tavaline ja normaalne oled, ega siis sa eriti kedagi ei vapusta, aga selleks kedagi vapusta tuleb teha ikka midagi, mida teised ei oota ja rahareform oli selline asi küll, mida keegi ühed kunagised kommunistlikud riigid Nõukogude Liidu osad ei oodanud tulla küll mitte. Kui rahareform toimus juunis, teie saite peaministriks oktoobris, siis see rahvusvaheline arusaam, et Eesti on teinud eduka rahareformi, jõudiski enam-vähem sellel ajal kohale, kui teie saite peaministriks, teie valitsus alustas tööd. Kuidas see mõjutas välisinvesteeringuid Eestisse? Ma mõtlengi, et tegelikult päris hakkas jõudma siis, kui see inflatsioon ikka alla hakkas kukkuma, kuna esimese hooga kõik arvasid seda, et me ei suuda ja eelarvet tasakaalutada, ütleme, nagu kui reaalselt terve mõistusega vaadata seda olukorda, kus me olime, ega me polekski pidanud suutma. Aga nagu inimene, kui ta 32 aastane ja talle öeldakse midagi, et sa ei suuda, siis ausalt öeldes hakkab nagu sees midagi keerama ja tahad kindlasti selle just ära teha, mida sa ei peaks suutma. Nii nagu oli ka eelarvega ja muude asjadega. Nii et tegelikult hakati või tõsiselt võtma päris siis, kui oli näha, et tõesti see oma raha jääb püsima samasugusena, nagu ta tehti. Ja siis see hakkas tooma tõesti ka välisinvesteeringuid väga kiiresti ja ainult kasvavas tempos. Kas, Mart, teil on meeles mõni veel selline värvikas seik, nagu oli see rahavahetuse lugu, lihtsalt mõni selline inimlik ja lõbus lugu sellest ajastust? Ma mäletan võib-olla natukene hilisemast, aga mitte liiga palju hilisemast, ehk see on siis tegelikult ka ikkagi 92 aastast. Aga
see oli siis, kui hakkasid toimuma esimesed teledebatid ja siis meil oli, kuna Isamaa oli siis ikka nagu väga selline algaja ja väikese toetusega, kui me alustasime valimiskampaaniat ja suur tähtis Edgar Savisaar otsustas siis poisikestele nagu koha kätte näidata ja võttis siis ka mind ja Luike debatinet Eesti Televisiooni. Ja see ei läinud päris niimoodi, nagu Edgar oleks oodanud, ma ütleksin. Ja ka igal juhul peale seda debatti siis läksime sõber Laudi juurde tähistama edukat debatti Kambaga ja siis sinna, ma mäletan hästi, tuli Toomas Hendrik Ilves, kes oli loomulikult kogu aeg kaas, aga siis ta kuidagi oli enne kuulnud, kas Pruuli või kellegi käes, kus me olime ja siis tuli kas sinna suure kilekotiga, mis kui maha pani, siis kolksus huvitavalt ja siis ta võttis selle välja ja seal olid esimesed need Saku Reeval õlud. Ja siis ta võttis selle õlle, noppis selle korgi lahti ja seda ja ütles, et nii, nüüd ma usun Eesti Vabariigi taastulekut. See on mul jäänud nagu sellise väga elava stseeniga väga tugevat meelde, kuna kas see Saku Reeval oli kahjuks tegelikult ikkagi tugeva klooni tulemus. Ja Saku see uus investeering ja uue õlletehase ehitamine, see oli ikkagi väga selgelt üks esimesi Rootsi-Soome otseinvesteeringuid ja sõltus nagu väga selgelt, et kas keskkonda usaldatakse või usaldata. Kui ajast veel kord tagasi vaadata, Mart, et siis kui kaugele rahareform Eestit kandis, et millised olid sellised järgmised fundamentaalsed otsused, mis nagu pidid Eesti Vabariigile uuesti sellist arengutõuget andma, et kui pikalt võib öelda, et see rahareform 30 aastat tagasi meid ajas viis? Seda on väga raske öelda, ega ta ütleme niimoodi, et viis ikka pikalt kuni eurotulekuni välja, ma ütleksin. Sellepärast, et kõik see positiivne maine, see kindlus rahal tuuslik tasakaal, ega kõik me saime ikka palju asju sellega ja et me suutsime seda kõike hoida tugevat raha ja see oli nagu ikka kõva sõna pikalt, aga kui sa küsid nüüd järgnevate selliste hullumeelsete asjade kohta, siis järgmine oli ühetaoline tulumaks, mis sai tehtud, siis tuli natukene igasugune väiksemaid asjust natuke vahel, järgmine päris suur asi tuli mul teise valitsuse ajal juba, see oli tegelikult siis kaitsekulutuste lakke tõstmine, et NATO-sse pääseda. Kuna ega siis ka keegi seda ei uskunud, et me sellega hakkama saame, kuna mille peale isegi mu hea sõber Karl Pilt ütles mulle ainult, et ta mind teades, ta usub, et ma teen selle ära, et tõsta Eesti kaitseelarve 1,2%, 3 aastaga 2%. Et arvestagu sellega, et peale seda saan ma ametist lahti, mis oli küll suhteliselt täpne ennustus, aga see küll absoluutselt ei huvitanud. Et see tegelikult, aga kaudselt oli kõigi nende sammude nagu aluseks see, et me tegelikult ikkagi omasime tugevat valuutat, et oma raha. Kui Eesti hakkas üle minema eurole, et siis väga palju oli selline, oli tugev veendumus, et eestlastel on väga raske eurole üle minna, sest ollakse kiindunud emotsionaalselt oma krooni. Ametigi, kui see üleminek toimus, siis ütleme, sellist nagu avalikku vastuseisu sellele tekkinud. Et millega seda seletada, et inimesed olid üsna meelsasti nõus kroonidest loobuma euro kasuks? Nagu ma ütlen, seal oli mitu tegurit jälle. Ja suur tegur oli see, et tegelikult puudus sellel eurovastasel kroonikampaanial tegelikult siis see käilakuju. Käilakuju oleks pidanud olema Arnold Rüütile, aga Arnold Rüütil sai vahepeal Eesti Vabariigi president. Eesti Vabariigi president ei asunud seda rolli täitma mette kohe. Nii et see käilakuju rängalt ära kukkus ja pöördus vastaspool oli tegelikult saatusliku tähendusega. Sest tegelikult ega seda emotsionaalset seost nende kenad Eesti rahadega tunti ja tuntakse ilmselt siiamaani.
nii et tegelikult seal seda oli, aga noh, samal öelda, kui öelda, siis olid vormiliselt, ei olnud see nii suur probleem üldse, kuna tegelikult valuutakomitee on küll väga karm, aga ta on ikkagi läänelik süsteem. Ja sealt minna mingile teisele süsteemile ei ole nii tohutult keeruline. On tegemist, aga saab hakkama. Suur aitäh, Mart Laar. Soovin teile mõnusat Eesti krooni 30. sünniaastapäeva. Alati vaja. Aitäh!